Meie viimase poole aasta teema on olnud üsna traagilise suunitusega või probleemsed. On olnud meil energeetika ja energiakriisis, on olnud julgeolekust, on olnud Kremli mõtsuka agressioonist. Täna oleme läinud ja kavandanud pisut võib-olla pehmemal kujul ettekannet ja ometi peame ütlema, et kirjanik Leelo Pungal on kirjutanud suurepäraseid romaane ja nüüd ka luuletusi kas või praeguse aja kohta. Sellel aastal mõned read kinnituseks. Miski ei kao ega teki, vaid muudab kuju ja olekut. Ka kurjus ei kao ega teki ega kuuluta enda taas tulekut. Äkki ta lihtsalt on kohal nii relva kui sõna võitlema. Laiutab maailma kohal ja õiendab arveid õige. Nii, palun, proua. Mul on vist mikrofon peas, teil on selline maja, et siin on kõik uuendused olemas, et ei pruugi kuuled ise enda häält ja südame häält samuti. Suur tänu selle toreda sissejuhatuse eest ja võib-olla veel üks pool aastat tagasi oleksin ma öelnud, et tõesti see on niisugune ilmus jubeldav teema, eesti keelega on kõik korras, midagi on meil siin ilus siin Eestis, mille pärast ei pea muret tundma, mille pärast juba eelmised põlved on väga palju muret tundnud, aga meil on nüüd lausa õnneaeg selles mõttes, et meil on oma eestikeelne ülikool, kõik ülikoolid on eestikeelsed, kuigi on võimalik ka välismaalastel õppida. Meil on soov minna üle ka eestikeelsetele lasteaedadele, põhikoolidele, keskkoolidele, ka teiste rahvuste osas. Meil on sõnaloome võistlused, meil on suurepärased raamatud ka vana keele kohta, meil ilmub keel ja kirjandus, mida Lätis näiteks ei ole keele ajakirja. Kõik see on nagu niisugune tunne, et tõepoolest on tore. Aga siiski ütlema, et viimased pool aastat keeleinimesed, keeletoimetajad, emakeele õpetajad, osaliselt ka kirjanikud ja keeleteadlased on mures meie keele tuleviku pärast. Meil on muidugi väga prima õigekeelsus sõnaraamat, meil on ka sõna veeb, sest et tänapäeval enam üksnes nende paksude köidetega hakkama ei saa ja midagi pole teha, inimene on ikkagi laisk ja mugav olevus, selle asemel, et avada paksu õssi, mitmesaja leheküljelist sa võtad ja klikid hiirega ühte-kahte kohta ja avad õssi ja leiad sealt sõnastikke ja sõnonüüme ja õigeid käänamisvorme, mida ka meie näiteks vanad Eesti filoloogid ikkagi kasutama aeg-ajalt, sellepärast, et aeg-ajalt üht-teist muutub mis tahes. Praegune mure on aga selles, et osa sealt meie Eesti Keele Instituudist, et EKist osa inimesi tahavad muuta siis nõnda, et seda õssi ei ole enam vaja, õigekeelsuse sõnaraamatut tuleb vastu tulla nii-öelda laiade hulkade soovidele ja keele normeerimine on patuasi, see on sundus, see ei tule kasuks inimestele, see muudab eesti keele museaaliks. No see on päris ennekuulmatu. Natukene ma küll mõistan seda, me kõik mõistame, et tegelikult on meie rikkas emakeeles ju neid kihte
aga siin ma arvan, et siin, mina ütlen ka tipimajas on nii palju oma eesti keelt, millest võib-olla meie keegi arugi ei, mina eesti filoloog, kuigi ma olen 1 kuu siin selles majas töötanud oma kursusekaaslasel Ille Karmil abiks tipilehe toimetamisel. Aga ma mäletan jah, et keele võib rääkida seda tehnikakeelt niimoodi, et teise alla inimesed arugi ei saa. Kõrvale võikena ütlen, et jah, siin nagu oli poole kohaga võimalik tulla tööle. Me olime mõlemad äsja ülikooli lõpetanud, Ille oli juba kauem siin olnud, aga ta värpas, ma olin küll juba tööl 36. koolis, aga sõitsin siia, mis see noorel inimesel ära ei ole. Aga tollel oli nõnda, et toimetasin nüüd kahjuks juba kadunud Kirill Teiteri, kes oli siis tudeng, vist viimase kursuse oma, tema artiklit sellest, kui lahe oli neil sõjaväelaagris. Ja see vist ilmus isegi ära, aga siis tuli kohutav pahandus sellepärast. Või visati ta viimsel hetkel välja, sest et tsensor leidis, et on avaldatud kohutav sõjasaladus. Oli veel öeldud ka, kus see mereäärne koht oli ja üldse Nõukogude Liidus tudengitel ei olnud mingeid sõjaväelaagreid. Ja siis mina loobusin ka, et mõtlesin, ma võin rohkemgi teha niisugusi sõjasaladusi, võib-olla välja lobiseda ainult toimetajana. Et see sama toimetaja vastutus on niisugune kummaline sõna. Aga vaatame, elame, näeme. Mul oligi kiusatus siia teie ette astudes öelda, mitte öelda, et tervitus teile, armsad kuulajad, vaid moeskutid. Miks mitte, eks ju? Sellepärast, et kui kõik keelekihid on võrdsed, kõik need on ühesugused, miks me hakkame keelt abistama? Nii nagu öeldakse, et tuleb rääkida nii, nagu rahvas on harjunud rääkima. Aga ausalt öeldes rahvas räägib ka artikleid või lugusid kirjutades teistsugust keelt kui omavahel. Ja see ongi see sama lahe asi. Ma ei tea, ma arvan, et meie kui eestlased, eks me peamegi siin vaidlema. Praegu käivadki suured vaidlused igal pool ja tegelikult see on ikka kummaline mõelda, et jah, Eesti ülikool, esimene ülikool Eestis, eks ole, sai 390 aastaseks. Tartus muudeti gümnaasiumülikooliks just oktoobrikuuses siis. Aga eestikeelseks muutus ta ju väga palju. Paar sajandit hiljem me oleme ju elanud selle aja üle, millest, kui ma päris aus olen, siis tudengina ma ei saanud aru, kui õppejõud meil rääkisid sellest, missuguse suure töö tegid ära Jansen ja Jakobson, mis see loeb, et nad omavahel olid vastuolus ja tülis, aga mõlemad olid väljas eesti keele arendamise ja eesti keeleks muutmise eest. Nii et enne Jansenit ja Jakobsoni oli ju ei olnudki eesti keelt olemas, oli maakeel. See oli maakeel ja ei väärinudki mingit nimetamist. Sõna eestlane üle ironiseerivad saksa kirjasaadjad või arvamuse avaldajad veel pärast laulupidugi, esimest laulupidugi 1861 ironiseerivad, et nüüd on siis miski uus sõna välja ilmunud eestlane. See maarahvas on õige ülbeks kätte läinud, et mis nad endast mõtlevad. Ja ega selle niisuguse rõhumise arvustamise all oleme me ju ikkagi päris alguses olnud. Mina ei saanud sellepärast aru, et meie ülikoolis, mis meie nagu eesti keel oli kogu aeg olnud ja meie jaoks
see, mis kangelastegu see oli, ennemini võis ju ironiseerida selle üle, et ei olnud lõhnavisamaa, vaid lehkavisamaa ja et kõik need niisugused väljendid. Eesti keel ilmselt oli rikas, aga see paberile tulnud vanas saksapärases kirjaviisis tekstid ei olnud midagi ju sellist, mida meie võiksime imetleda võib-olla ainult selle vana kooti kirja poolest või ka see, et me midagi ei tea. Ja kui mõelda, et rahvaluule õieti oligi nagu Kristjan Jaak Peterson nagu esimene, kes kirjutas niisugust kunstluulet, mida muidugi ka kirjaviisi parandades ja tõlkides kohati meie nooredki võivad mõnuga lugeda või luuleks pidada. Enne seda tublid saksa pastorid muidugi olid ju kogunud ka juba õppel ja teised olid rahvaluulet kogunud, see oli ju väga tore, aga kust arvati, et see maarahvas peale regivärsi, mis käis nagu töö tegemise juurde, ei osanudki midagi erilist välja leiutada, et kunagi kunstluule võiks ka Eestis tulla, see nagu tundus nagu uskumatuna. Tegelikult saab rahvaluulest välja lugeda meie ajalugu samamoodi. Lugesin, minu ema oli omal ajal etnograafia muuseumi, nüüd siis Eesti Rahva Muuseumi suur kirjasaatja enne seda, kui ta Külmanemaale rändas ja pärast tagasi tuleb uuesti jälle hakkas koguma igasuguseid õpilastega, kooliõpilastega koos nii vanavara kui ka igasuguseid mälestusi ja sellepärast tean, missugune näeb välja pilt ja missugune on vart ja missugune on koot. Need olid veel tollal Eesti külades olemas, neid enam ei kasutatud, aga väga palju on sõnu, mida me võib-olla tõepoolest ei tea, aga selles regivärssides kasutati ju väga palju niisugust tööriista ja ka põlluasju, mis mind üllatas kunagi ühe saate jaoks, raadiosaate jaoks ma uurisin, oli juttu metsast ja uurisin, missugused oleksid vanimad lood metsast, eestlaste vanimad regivärsid, mul tundus, et neid peaks olema palju. Ja kuna minu emal oli, ta sai autasuks selle rahvaluule kogumise eest, sai kõik Eesti rahvaluule kogumikud, mis tollal ilmusid järjest, nad olid teaduslikud väljaanded. Lapsena vaatasin, need ei huvitanud mind üldse, aga nüüd on see suur varandus ja hakkasin nendest siis jälge ajama ja olin rabatud, et kuidas nii, metsast nii vähe lugusid, põllust palju, loomadest võib-olla ka veel, ütleme, tundi ootlikkusest või ussisõnad ja uudisõnad ja muud, aga kuidas nii vähe luulet neid regivärsse on metsast. Ja helistasin David Sefjovile, et minuga ühel ajal õppis ajalugu ja küsisin, et kuule, kuidas see on võimalik, et on halvasti kogutud, et meil peaks olema täielikult väljaanded. See ütles, et aga mõisa ajal ju eestlastel metsa ei olnud. See oli veel mõistsel vabaduse ajal, kui need Vaur karuga maadles või Pornoja jutustustes, et tegelikult oligi mõisa vara kõik, nii et kõik need on nagu, tegelikult on kirjandus ja eesti keel, need on ka omaette dokumendid, need on ka omaette ajaloo dokumendid. Ja kes sellest väga hästi aru sai, et selliseid asju tuleb hinnata ja tähistada, oli üks mees, keda vist
mina ei ole kohanud ja ma arvan, et teie ka ei ole, aga kes tegi ühe suure teo ära, ta nimi oli Meinhard Laks. Tema oli väikese Sonda kooli direktor ja emakeele õpetaja ja üldse vist kohalik nagu maasool. Ja Sonda teadagi on Ida-Virumaal ja see kool oli kunagi väga suur ja uhke ja kogu aeg hakkas väiksemaks jääma ja kogu aeg hakkas vähem olema, sest selles kandis ei olnud enam kuigi palju eesti keelt kõnelevaid inimesi ega lapsi. Jõhvi jätkus ja see kant jäi täiesti vaeseks. Ja siis see Meinhard Laks otsustaski, et nüüd me hakkame tähistama vähemalt üks päev on aastas meil emakeelepäev. Seda võeti algul vastu niisuguse väikse skeptitsismiga, no milleks seda vaja on, meil üks formaalne päev, jälle üks niisugune, eks me räägime ju, kes räägib, see räägib ju iga päev eesti keelt, kes ei räägi, see ei hakka siis ka rääkima ja aga ta käis kuuldavasti ka Riigikogusse, püüdis sisse murda ja igal pool tagus seda rauda nii palju kui võimalik. Ja nii et juba 95. aastal hakkas siis tema koguma allkirju seal Ida-Virumaal ja sai neid päris palju selleks, et emakeele päev oleks ja emakeele kasutamise kaitseks. Ja seda päeva hakati juba 96. seal Ida-Virumaal tähistama, aga lõpuks siis Riigikogu andis ka järele ja 99. aastast ongi meil siis emakeelepäev olemas. Ja nüüd ma saan aru, et see on üks tore päev tegelikult, kuigi kirjanike jaoks on ta ikka ilus vaeva, mul on kõige rohkem olnud 4 erinevat kohtumist päevas, et sa lähed ühest kohast teise ja kui sõidustatakse ja ühest koolist teise ja võivad olla ühed on gümnasistid ja siis teine on lasteaed ja niivõrd erinevad. Aga see on jälle nii tore, sest lipp lehvib, kõik mõtlevad natukene emakeele peale vähemalt ja leiavad, et see on, sellega peab tegelema ja minu mõelest see on ikka üks väga väärt asi. See Meinhard Laksi, ma olen näinud temast ainult fotot, see oli Sõmeru koolis. Nimelt see sama Laks oli rajanud ka niisuguse liikumise, mis on ääretult oluline ja üldse nüüd hakatakse aru saama, et laste kaasatõmbamine keele ja kõigi muude probleemide juurde, et see on niivõrd oluline. Kui me tegeleme ise ainult kõrgel tasemel teadlased ja lapsi kaasa ei tõmba, siis võib tekkida kuristik meie vahel, meie mõtlemiste vahel ja teine asi, et niigi kasvab see praegune põlvkond ju väga hoopis teises virtuaalses maailmas üles. Aga kuna Meinhard Laks oli loonud ka niisuguse traditsiooni, et Virumaa lapsed kirjutasid, igal aastal oli neil üks suurem kirjutamisvõistlus koos nii Ida- kui Lääne-Virumaa. Minu isa on ka Virumaal sündinud, see oli väga ammu 1910 ja tema rääkis, et vanasti ei olnud mingit jagamist, et Ida- ja Lääne-Virumaa. Kõik oli üks suur Virumaa. Sealt Peipsi kandist tulid muidugi teisekeelsed ja kes rikastasid ka keelt ja kellest räägitud olevaid lugusid, aga Virumaa oli Virumaa. Ja samamoodi siis Meinhard Laks tegi siis kogu Virumaa lastele niisuguse kirjutamisvõistluse ja need töödest anti aasta jooksul üks kogumik ka välja või paari aasta jooksul. Aga pärast tema surma, kurb kui seega ei ole, ta suri, tal peret ei olnud ja hooldekodus nagu üksiklasena. Mati Hint oli käinud teda vaatamast, ma rääkis ka tahes, et ta oli siiski energiat täis, kuigi tervis ei olnud kuigi hea. Ja siis kõige suurem Virumaa
kool, küll Lääne-Virumaa põhikool, Sõmere kool otsustas, et ta võtab selle Sonda kooli traditsiooni enda kanda, sest seal Ida-Viru Sondas ei olnud enam see suur 100 õpilasega kool, oli kuivanud vist 30 õpilasega kooliks ja ei jätkunud ka õpetajaid, kes oleksid seda asja edasi viinud. Aga minu meelest see oli nii kena, et üks teine kool oma rohkete tublide õpetajatega võttis selle traditsiooni üle ja Meinhard Laksi pilt koos Põleva küünlaga oli siis selle konkursi lõpetamise ajal, mis oli jällegi emakeelepäeval, see 1910, oli laua peal. Ma loodan, et see traditsioon ikkagi jätkub. Sellepärast, et ühel päeval võib-olla me rohkem räägime, kui chatime või sõnumineerime või kuidas keegi seda nimetab. Et see on väga meeldiv. Ja muidugi vaieldi ka tükk aega, et mis päeval see peaks olema see emakeelepäev ja et siis Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev 14. märts selleks valiti. See oli ka jällegi üks huvitav kuju meie kirjanduse ajaloos. Viimased tema, mis saksakeelsed luuletused tõlkis suurepäraselt ära lõpuks Petti Alver, aga ta eestikeelseid, ma arvan, et üks kõige rohkem tsiteeritum luuletus Eesti luulest on üldse see kuu, mis algavad, kas siis selle maa keel laulu tulles ei või taevani tõustes üles igavikku omal otsida. See mees, kes ise juba elas ainult 21-aastaseks, eks ole, aga selle aja jooksul jõudis ära õppida lisaks saksa ja ladina ja rootsi ja itaalia ja mis keeled kõik nii sellel tasemel, et suutis nendes ka tunde anda ja selle eest raha teenida. Et see oli tõepoolest üks imemees meil ja just, et väga hästi oleks võinud ju üle minna sinna Rootsi ühiskonda, kui ta rootsi keelt vabalt vaatles ja see ei olnud kaugel. Aga tema leidis just et see Eesti asja eest, eesti keel peab jääma. Kui palju kordi on seda muidugi öeldud, et eesti keel kaob. Ka minu noortulles ma mäletan, kui öeldi, et nii varem või hiljem, ega ta siin midagi rahvast on meil vähe ja mida tahes, et väike ja vaene keel. Aga mul on ka meeles tudengipõlvest kuuldud professor Paul Ariste ütlemine, kes oli meie keeleteaduse professor ja rõhutas mitmel korral, et pidage lapsed meeles, et maailmas võib olla väga vaeseid kirjandusi, kus on viletsad romaanid, viletsad jutud või mis tahes. Viletsad kirjandusi ja vaeseid võib olla, aga ühtegi halba ja vaest keelt ei ole. Keeltel on omad moodused, ükski keel ei ole selline, mis oleks ainult nimisõnu paneks ritta ja ei käärduks, ei pöörduks. Igal keelel on oma huvitavad mängud ja kõlad. Kui me nüüd praegu mõtleme Kristjan Jaak tõepoolest tema ajal, eks ole, ta juba suri 1822, siis tollal ei olnud ju veel isegi õ-tähte eesti keeles olemas. Otto Wilhelm Maasing selle leiutas, Jaan Krossil on selle kohta väga tore luuletus, kuidas maamees ütleb nõõ lõpuks, et on ka peale töö ja öö on olemas ka õnn ja rõõm ja muud niisugused sõnad. Ja isegi saarlased teevad vahet, eks ole. Kuigi nemad võiksid öelda, et õnn ja rõõm on kõiki samad, aga ikkagi
teevad vahet. Nii et need tulid alles 1830 kasutusele. Päris huvitav oleks teada, kas käis ka vaidlusi, et mis te rikutate, niisugust tähte pole olemas või ei oska arvata. Meie rahvas on niisugune suur vaidleja ja see on ju tore muidugi, et aru peetakse ka kõige üle. Aga kui praegu mõelda selle üle, et kas Kristjan Jaak Peterson saaks näiteks kas või minu praegusest jutust aru või kaasaegsetest luuletustest, võib-olla ainult üksikud sõnad jõuaksid temani ja ta saaks aru, et käänamine ja pööramine on nagu eesti keelena omane, aga kas need sõnad on või mitte, see on nagu iseasi. Ja sõnavara just ka samamoodi. Tegelikult näiteks ma arvan, et ta paljustki ei saaks aru, ka Koidula võib-olla. Ka sõnade tähendused on väga palju muutunud ja ma kujutan ette, et kui 18. sajandi prantslased kuuleksid, et Eesti koolides või ka kirjastustes parajasti või ka trükkikojas kasutatakse laialt giljotiini, siis nad mõtleksid, et küll on verejaluline rahvas, eks ole, sest et nemad kasutasid doktor Giljotiin, selle leiutas pead ja eemaldamiseks kiiresti ja ma ei tea, kas valutult, seda vist ei ole keegi kontrollinud, aga nüüd meil lõigatakse paberiservi ja tehakse formaati parajaks, igas koolis on giljotiin olemas. Niisugused sõnamuudatused on päris vahvad tegelikult mõelda, kuidas nad üle lähevad, mantel ka Macintosh, nüüd on ka arvuti Macintosh, missugused sõnad meil keelde on tulnud. Samuti Tallinnas see suur viadukt, kus öeldakse Hendriksoni küür, kõik on harjunud. Välja tuli üks linnapeadest, kelle ajal see viadukt ehitati, oli Hendrikson. Minu isa rääkis alati sellest, miks kasutatakse sellist väljendit nagu hüürurott, ma ei tea, kas te olete kuulnud, silmad punased nagu hüürurotil. See on nagu Harjumaal üsna palju kasutused. Tema oli laps olnud, kui seal oli mõisahärra olnud, kes oli loodusteaduse katseid teinud ja toonud Saksamaalt valged hiired oma sinna mingitesse kastidesse ja puuridesse, siis külarahvas imetles, et punaste silmadega, nemad ei olnud selliseid valgeid hiiri näinud, siis kutsutigi hüürurottideks ja nagu meie rahvas on ju väga terane ja oskab kasutada neid kõike nähtud ju oma kõnekeeles, kirjakeeles. Olen küsinud koolides, kas keegi teab, mis on naiskliisu. Ma ei tea, kas teie teate? Isegi Tehnikaülikoolis teatakse, mis on naiskliisu. Meie kodus oli naiskliisu, see oli nõuderest, millele kuivatati. Ja ma ei mõelnudki kunagi, et see on liisu see sõna seal, aga see oligi. Praegused lapsed ei tea, mõtlevad, et see on jah mingi. Siis küsin, mis on muhupätid, siis öeldakse huligaanid, kes saare pealt elavad. Seda samamoodi ei tea. Siis Välgu-Mihklit ei teata samamoodi, tulema sinna küll. Aga huvitav see, et muhupätte ei teata küll, aga näiteks selles Mustamäe koolis küsisin taga, mis on sushi, teate, oi käed püsti, kõik teavad, mis sushi on. Ja meil siin selle tüdrukul terve klass, tema ema töötab sushi-baaris ja me kõik teame, me käime seal. Aga muhupättidega jah, keegi nagu ei käi ega ei liigu. Ja ma arvan, et me siiski peame sellest oma vanast ajast ka rääkima. Kuigi tegelikult minu meelest on ka see väga hea
et meil on see sõnaus, uute sõnade tegemise võistlus. Tegelikult on uusi sõnu väga-väga vaja. No soomlased on meist selle koha pealt ees, et nemad kasutavad palju rohkem oma sõnu nende meie kasutatavate võõrsõnade asemel. Algul võib pea ringi hakata käima, kui mõtled, kumb oli nüüd telegramm, kas sähke või sähkö. Üks on telegramm, sähke on telegramm, sähkö on elekter, eks ole. Puhelin on telefon ja kõik niisugused asjad, mis meil siiski on juurdunud juba võõrsõnadena, nendel on veel rohkem. Aga omaette probleem oli selles, kui eesti keelde tuli või Eestimaale, Eestisse tuli, meie teiega oleme näinud ajaloo suurt muudatust, me oleme näinud, kuidas arvutid tuli. Sellepärast, et enne seda oli arvutieelne epohh, see on noorte jaoks on umbes midagi sellist, noorte ja laste jaoks nagu midagi sellist, et kui arvuteid ei olnud, siis jooksid ju dinosaurused siin ringi. Et mitte midagi ei saanud olla, kui arvuteid ei olnud. Kuidas te saite, kuidas see oli, siis vaat isegi et missugune loom oli kõige esimene, kelle inimene kodustas, öeldakse lehm, sest piltidelt on näha, et need olid mustvalged. Et tollal olid kõik ju mustvalged, fotod olid mustvalged, mõelge filmid, lastele tundub see täiesti mustvalge elu, missugune elu oli enne seda. Sellega tuli väga-väga suur muudatus. Muudatus tuli juba, mina mäletan, kui käisid vaidlused, see oli umbes 45-50 aastat tagasi, kuidas arvutid kutsuda, kuidas kompuutrid kutsuda. Tekkisid väga mitmed variandid, osa neil meelest läinud, ma mäletagi, ja ma mäletan, et mina pean väga lugu Ain Kaalepi loomingust ja tema vaedest mõistusest, aga vaat sellest, et tema pakutud see variant arvutile, kompuutrile ei läinud läbi selle üle, mul on isegi hea meel, sest tema pakkus väga ilusa sõna muidu, elar. Et ta on nagu elus ja see on meil sõna, et arvutiga töötama on elaldama, aga see on ikkagi poisi nimi. Ja ma ei tea, ilusa kõlaga on see nimi küll, aga muidugi sõnas arvuti on ka niisugune omaette nagu natukene väike ebakõla ka, et arvuti arvutama, meil olid taskuarvutid omal ajal, siis oli meil lükati, kui meie keskkoolis käisime ja tulid niisugust arvuti oli midagi, millega tehti matemaatilisi tehteid. Ja kui ma ka esimest korda nüüd arvuti asjadest kuulsin, minu abikaasa unistas arvutist, kui ta oli näinud seda välismaal sõites, ma ütlesin, no mida sa arvutad sellega, et sa kirjuta muusikat, mida sa selle, sa pole ju arvutada midagi, sa klaver on olemas. Ja kui siis lõpuks kõik see selgeks sai, siis ma saan aru ka, et väike niisugune ebakõla siiski on, et arvuti, aga me oleme selle omaks võtnud, pakuti ju ka Raal. Ma mäletan, et see oli peaminister Laar ja siis öeldi, et tagurpidi peaminister on siis see kompuuter, aga Raal läks ka mõnel pool läbi, näiteks sõna raalima on ikkagi, juba oli ka enne, ma ei tea, kas ta on äkki raviku sõna, et raalima oli niisugune arutama läbi, kas see sobib või teine või katsetama. See raal nagu sellegi poolest ei juurdunud, kuigi ma olen märganud, et väliseestlased kasutavad seda rohkem. Nendele miskipärast see raal meeldis rohkem. Aga meil on ikkagi nagu see arvuti jäänud ja sellega on väga palju muutunud, aga mitte ainult sellest arvutist endast
arvuti enda nimest ei läinud nagu mingisugune sõnauuendus lahti, vaid ka sellest, et arvutil on niivõrd palju neid igasuguseid tarvikuid ja ütleme ka operatsioone ja asju, milleks ka ei ole nagu, oleks nagu sõnu vaja. See on väga teretulnud, et ta on olemas. Alguses me seilisime, nüüd salvestame, eks ole. Samamoodi need jutlemised olid chattimised ja hästi palju oli igasuguseid muid sõnu, mis sai nagu otse võetud sealt. Siis oli attachment, kõigil olid attachid, aga praegu on see manus, võib-olla keelelegi algu paistis imelikuna, aga praegu oleme kõik harjunud sellele, et me paneme kirjadele manused juurde. Ja just see, et praegused lapsed väga palju peavad sidet omavahel ka arvuti kaudu, tähendab interneti kaudu. See tähendab seda, et nad kirjutavad rohkem kui kunagi varem ja lohakamalt ja vanemini kui kunagi varem. Tähendab, aitab nendest, tihti aitab emotikonidest ehk nendest tundemärkidest panna sinna smailid juurde või mingid LOL, tähendab, teeb selle asja, see ei tähenda, et lolliks, vaid välja viskab nalja. Kõik need väljendid on nagu, lastele tulevad nagu iseenesest külge. Ja no minu rõõmuks oleks küll see, kui ikkagi lapsed õpiksid ka ära avastama selle EKI lehekülgedel õssi, seal on veel ka sünonüümi sõnastik, seal on igasuguseid huvitavaid asju. Nii et nad saaksid neid ka kasutada, aga see sama õss 2018. aasta variant on nagu kõige paremaks peetud. Sinna on ka hiljem siiski vist täiendusi tehtud ja huvitav on see, et ta ilmus 100 aastat pärast esimest ortograafia ja õigekirjastus sõnastikku, mis Eestimaal ilmus. See ilmus nimelt 1918. See on siis väga iseseisvuse väga noores Eesti Vabariigis, kus tegelikult, nagu me teame, ei olnud veel rikkust majas ja veel oli veel hästi palju muresid ja sõdimisi ja mida kõike. Aga peeti oluliseks ja huvitav fakt on see, et juba paari kuu jooksul ostati kogu see esimene sõna, õigekirjutus ja sõnaraamatu tiraaž osteti ära täielikult kohe. Ja seda peeti, minu meelest oli see ikka väga tore, et loodi, kui Eesti Kirjanduse Selts loodi, siis oli kohe vaja leida, et eesti keelt on vaja normeerida, on vaja öelda, mis on õige. Võimalusi on palju, mis oleks kirjakeelne. Muidugi seda ei saa öelda, et keelt tuleks vaesestada, et tuleks kõigest, et kõnekeelsetest asjadest tuleks loobuda murretest. Murded ju rikastavad keelt väga, aga need nii-öelda keele normeerimise vastased kinnitavad, et see on, ma isegi kirjutasin kuskile välja, kohe otsin teile,
et see on päris hirmus, kuidas nii jah, tsitaat, mis on siis keele normeerimise vastaste poolt. Kui me üritame looduse käest keele juhtimist enda kätte võtta, üritame tekitada ühemõttelist suhtlust, ühtset eesti kirjakeelt ja haritlaskeelt ja mida kõike. See lihtsalt ei tööta. Me ei ole sama pädevad kui loodus oma loodusliku valikuga. See tahandab eesti keele vältimatult ladina keele taoliseks surnud keeleks, mida haritlased õpivad, võib-olla isekestis ka kasutavad, aga mis ei arene, mis ei lähe kuhugi. No mina arvan, et niisugust ohtu, et eesti keel ainult teaduse keeleks muutuks või mingiks museaaliks, see on ikka päris kummaline. Temale on, see on nüüd siis uus keelekeel, mis uus juba vist aasta otsa olnud Keelekirjanduse Instituudi direktor Tavast on seda väitnud, et eesti keel ei tohi muuseumi keeleks saada. Aga siin vanemad tegijad eriti muretsevad keeletoimetajad, muretsevad õpetajad, emakeele õpetajad. Sest kui kõik on lubatud, tõesti moens ja tervist on sama kaaluga või kutid ja seltsimehed, sõbrad või härrad ja proua täpselt sama kaaluga, mida nad siis lastele õpetab. Kui on ütled kellegile ja keegi ei tohi parandada, sest nii öeldakse tihti, isegi põhjuseks on see, et tihti on kasutatud seda. No see on suurem sõda käimas, mina kui vana Eesti filoloog nagu olen ikkagi selle poolt, et keel peab olema, me peame teadma, mis on õige. Ja küll isegi reeglite vastu eksimine, reeglite vastu mässamine ei maksa midagi, kui me neid reegleid ei tea. Ja selleks ongi olemas inimesed seatud. Pluss see, et just Hille Saluäär, kes on, ma ei saa öelda, et ta on vana keeletoimetaja, seepärast, et ta on minu kursusel kaaslase Anu Saluääre tütar, siis see tähendab, et me kõik oleme väga vanad. Ta on noor, aga väga atsakas selle koha pealt, et ta leiab, et kirjakeele korraldus on piltlikult öeldes püüdnud rahuldada korraga nii vanavanemaid kui ka lapselapsi. Sest nagu kirjakeele korraldamise mõte on tagada tekstide arusaadavus üle põlvkondade. Nii et praegune see EKI tasakaalu ei otsi ja seda kutsutakse kasutuspõhiseks keelearenduseks. See tähendab siis, et keelenõuanded on süsteemselt tühistatud õssis ja 20 aastat jooksul antud keelenõu segaste kantseliidi sõnade normaliseerimist ja kriitikavaba tammi avamist ingliskeelsete toorlaenude tulvale. Lisaks sellele on kuulutatud sünonüümideks ports sarnast sõnu, mida on nähtavasti väga raske ära õppida, mida keelekasutajal olevat raske ära õppida. Hea küll õieti ja õigesti, see on täpselt sama, aga praegu öeldakse, et sünonüümid on ka õhkama ja õhkima. Nii et täiesti, ma ei teagi, kas keegi õhkis pommi või õhkas pommi või kuidas. Ma arvan küll, et ei ole, teie õpite väga keerulisi asju, olete õppinud selles majas. Meie filoloogid oleme pidanud õppima ka kondi käändeid, pöördeid, mida ei anna võrreldagi näiteks sellega, mida arstid on õppinud. See on ikka, nendest on meie elu sõltunud ja nad on hästi õppinud ja ka nende sõnavara on ääretult oluline. Kõik nüansid ja peensused. No ei ole ju raske öelda, et ma võin isegi
teha lause. Ma õieti ei oska öelda, kas ma räägin õigesti. See õieti on õigupoolest või tegelikult ei oska öelda. Samuti see on päris niisugune võitlus käib ja üsna palju muidugi ka ajakirjandus on kord ühel, kord teisel poolel ja siin just Ille Saluäär ütleb ühte asja, et miks te seda teete, kuidas aitavad eesti keele arengule kaasa kantseliidi vahule takka kiitmine, vahet pole tähendused, ortograafiline pluralism, väärt keelematerjali peitmine ning muidugi ingliskeelsete sõnade ja tähenduste lahke soovitamine toimivate eestikeelsete sõnade asemel. No palun, kui 10 poissi ütlevad, ma seivin seda lugu, siis salvestama tõmbame maha, eks ole. Nii teoorias kui ka praktikas viib keelevahetuseni ihaluskeele ülevõtmine. Ihaluskeel, see on nüüd uus sõna. Inglise keel on meie ihaluskeel. Väga noorte puhul see tihti tuleb. See tähendab, keele kõnelejad ei sure välja, vaid vahetavad keele vabatahtlikult kasulikuma vastu. Selline oht on olemas. Ma mäletan, minu noorpõlves ilmusid nii Sirbis kui ka Edasis, mis praegu on Postimees, ilmusid keelenõuanded. Edasis oli Helju Vals, kes väga vaheda keelega igasuguseid näiteks russitsisme välja juuris ja ka germanisme, sest et nii palju, et näiteks saab olema on saksapärane, ärge sellist väljendit kasutage või kuidagi nii. Et tollal püüti nendega sõdida. Praegu püütakse uusi sõnu leida ja seda ka tehakse ja ka leitakse. Muidu ka lapsed on väga tublid sõnaloojad, kui neile seletada, mida võiks teha. Ülemöödunud aasta, see vist 20. aasta sõnausel võtsid hea lapse, mida mina varem toimetasin, praegu teeb Kätli Painola, hea lapse lastest autorid mõtlesid välja väga vahvaid sõnu ja ka tähekese omad samamoodi. Nii et need on kõik, lapsed tulevad kaasa, kui neid tõmmata. Nüüd praegu, ma ei tea, kas te olete ka Facebookis, praegu levib Facebook-grupis on olemas selline grupp nagu Tartu Ülikooli Eesti filoloogid. Mina kuulun ka sinna alla, seal tuleb aeg-ajalt väga toredaid meenutusi meie õppejõududest, ka varu pilte kolhoosis olemisest ja ka vaidluseid keeleasjade üle. No enamus meist on muidugi pooldavad seda, et eesti keel peab olema normeeritud. See ei tähenda seda muidugi, et juba seda teadis juba Oskar Luts, et kooliõpetaja räägib hoopis teist keelt kui Kellamees Lible või Toots. Ega me ei saa tegelastelt võtta ära nende rahvalikku mahlast keelepruuki. Just vastupidi, seda peab ka koguma. Aga just nimelt, et me teaksime, mis on õige. Viimane vaidlus käis sellise väljendi üle nagu tänud, suured tänud. Kas see on anglitsism või ei ole? Kas eestlane kasutab seda, kas on kuidagi õige või varjundilt õige suured tänud kirjutada. Ja enamus meist ikkagi leidis, et suur tänu on eestlastel nagu õige variant, et see tuleb ikka sellest thanks'ist, ingliskeelsest. Ma olen juba nagu Putin, kes anglosakse hakkab sõimama, aga nii see ei ole. Aga ingliskeeles on need
tõepoolest rohkem nagu seda thanks'i. Ja vaidlesime, mis me vaidlesime, aga Einar Kraut, kes Eesti Raadios, kes on ka samuti minust 4 aastat eest Tartu Ülikoolis Eesti Raadios on selle eesti keele asjadega tegelenud, aga minu meelest on tema arvamus väga õigesti kõlav. Ta ütleb nimelt abstraktmõisted nagu armastus, viha, usk, headus, sõprus, kadedus, kaastunne, niisamuti tänu ei ole asjad, mille võimendamisel või rõhutamisel eestlane ilmaski oleks vajanud mitmust, minu armastused või minu kaastunded. Aga seda võib küll kasutada, näiteks kõik ta suured sõprused või kõik mu armastused läksid lörri või nii, aga nad on võimalikud, kui mitmus annab neile mõistetele põhimõtteliselt teise, otse kui ajaloolise ruumilise perspektiivi. Tõepoolest, aga mis mind ehmatas, sekkus nüüd üks noorema põlve filoloog, kes ütles sellise armasmuse, mis minul võttis suu lahti. See oli niisugune nooremas keskeas Eesti ajal ülikooli, uuel Eesti ajal lõpetanud. Tema leidis, et üldse just seesama, et olgu tänud ja olgu sellised ja mis tahes, keeleinstituut saabki ainult fikseerida keele muutuseid, muutusi. Keel on siiski eriline nähtus, mis ei saa alluda keldalaugastele, see oli meie emakeele õppejõud. Ega meil pole enam nõukogude aeg. Klavlit ja tsensuur, punane ajopesu emakeele õpetajate ja keeletoimetajate käe. Kujutate, et emakeele õpetamine, reeglite õpetamine oli siis kellegi meelest punane tsensuur, hajupesu. Vabas maailmas on normaalne keele vaba areng. Keel ei ole seaduste kogum, mida ühiskonnale peale suruda, kuigi kommunistide püüdlused selles suunas pidevalt toimisid. Eesti filoloogid peavad ennekõike ise tunnistama seda, mil moel nad olid okupatsioonivõimude tööriistaks koos ajaloolastega. Ehk seejärel saabub ka parem arusaam elusa keele toimimisest. Nõukogude ajal lõigati läbi ka juured kodukeelte ja murretega, sest kehtestati ühiskeelt, tegelikult kaotati rahvusmälu. Ka heaks tooniks peetud vingumine inimeste tehtavate keelevigade üle, näiteks ajakirjanduses, keeletoimetajate püsirubriikides oli osa Klavliti ettekirjutatust. Eesmärgiga naeruvääristada eesti keele kasutajaid ja sedasi tõestada, et ainult vene keel sobib kultuurkeeleks. Kujutate ette, missugust mõtlemist võib olla. Klavlit oli olemas, tõepoolest seesama sõjasaladus, mis oli see, mille Kirill Teiter reitis, seda märkas Klavlit muidugi, aga et oleks mingit sõna. Ma ei tea, ma ei usu, et nende eesti keele oskus nii hea oli, et nad oleksid saanud parandada, aga vaidlused on niivõrd tulised, aga üleeilsest Postimehest ma lugesin, et haridusminister Lukas rahustab ja lubab, et õsse ei kao kuhugi ja keeleküsimusi hakatakse arutama ka riiklikul tasandil. Muidugi mulle teeb ka rõõmu see, et tuleb uusi sõnu ja samas olen vaimustatud näiteks meie vanavara kogumisest ja korrastamisest. Võiks see ka jääda niimoodi umbropsu, aga üks viimase aja parimatest elamustest on Asta Õigu koostatud kaheköiteline teos Eesti kõnekäänus. See on niivõrd rikas raamat, et võite lugedes naerda ja nutta ja samas aru saada, kui tubli oli see meie vanarahvas, et ega nende elu nüüd meelakkumine ei olnud, aga nad suutsid väga paljude asjade üle
teravalt ironiseerida või ka nalja teha või ka igasuguseid muid toredaid väljendeid kasutada. Kui me metsast rääkisime, näiteks sellist väljendit metsa kohta mina ei olnud enne kuulnud ega lugenud, nagu mets on jänesepood. See on ikka, järelikult lähed jänese käest seeni või marju ostma, see on ju vahva, saad jänesepoest kõiki nagu täiesti ilma rahata kätte. Ja minu meelest on see väga-väga oluline, seesama, need on nüüd, mida ma ütlesin, et poole aasta eest oli tunne, et eesti keelega on kõik korras. Vanavara kogutakse, enam koguda eriti ei ole, meie vanaemade põlvkondki on linnas, aga linna folkloor on ka olemas, seda saab samuti koguda, ega see ei ole sugugi olematu. Ja on see olemas ja on uus keelearendus, et see aeg-ajalt selle keelearenduse üle võib ju nalja visata. Mõned sõnad on ikka tunduvad absurdsed, mida välja pakutakse, aga samal ajal eks Aaviku sõna, kui Johannes Aavik keeleuuendusega tegeles, siis oli tal ka ju, sõnastik oli väga paks, aga näiteks mõni sõna ajas naerma võõrasema kohta öelda emask ja võõras isa kohta isask. Oleks ilus ilms isask, aga ei läinud ja väga palju ei läinud läbi. Aga näiteks ilma selliste sõnadeta nagu lünk ja nentima ja range ja pädev me ei kujuta kahur näiteks eesti keelt enam ettegi. Et midagi tuleb, midagi läheb, kõik jääb nagu selles mõttes on ikka ka nendel nii-öelda arendajatel või kõike lubajatel õigus, et keel ise, inimesed ise valivad pika peale välja, mis tuleb, miski asi läheb, Elar ei läinud, aga arvuti läks. Mina, ja oleks väga tore, kui, mis mind veel natuke kurvastab, on see, et ajakirjanikud ka vist ei uuri eriti kõnekäände ja neid keelendeid erinevatele kihtidele on ikkagi oma sõnavara ka, aga sellegi poolest, kui ükskõik me teame omavaheliseks suhtlemiseks, meil peab olema ilus normeeritud keel. Aga täna, eile ma leidsin jälle Postimehest ühe väga toreda vabalt mõtleva pealkirja. Lätis vannutati eile ametisse riigi 100 uut esindusnägu. See on pressiteade, esindusnägu. Jutt oli sellest, et Läti Seimi valiti uued saadikud välja, aga esindusnägu. Samamoodi, kui ma loen politseiteadet, et kadunud on väike see noormees, mis tal seljas on, mis on jalas sinised plätud. Siis me peame ikka teada saame või ka keelenõu käest küsima järele, et mida ma paneksin sinna. Ja ma kontrollisin enne siia tulekut järele, et kas on see keelenõu telefon alles. Jumal tänatud on. Eesti Keele Instituudi juures on keelenõu telefon, see on 6-313-731 ja ta töötab tööpäeviti 9 kella 1-ni tasuta. Varem oli ka 1-17-ni. See on väga hea, midagi pole teha, ka kõige targem filoloog mõne koha pealt võib jälle sattuda ummikus, et kuidas see käib. Näiteks igast mitte komadega, vaid ühe ülakomaga märgitud õunasoodid ja kõike. Seda kõike saab järele uurida ja kas on
eestikeelne sõna olemas selle või teise võõrsõna asemele või anglitsismi või. Nii et kasutage, kui saate ja samamoodi ka siin ma leian, et siin ei ole vaja midagi häbeneda. Ma nüüd meelelahutuse peale lähen üle, ma ütlen teile, et loen ühe luuletuse, mis on ka sõnause tegijate palvel. Nad andsid hulga uusi sõnu ja palusid päris mitu inimest luuletasid ja mina kirjutasin ka luuletuse. Ma arvan, et seda kuulates tunnete te umbes sama, kui Kristjan Jaak Peterson tunneks praegu, ütleme, Jürgen Roosne luuletust lugedes. Nii, selle nimi on Ood sometajale, ühendatud siin esmakordselt kasutatud uudissõnade loojatele. Võid Eltos elutseda seni, kuni hingad, sööd purglit, mingit ööplatki ei vaja, sest kuni hingad, seni säägid, ringad, sa pole sopler, oled sometaja. Peas klubid, Eltos seirid, pihus tastel, pea kohal silmur, uhkem veel kui mullu, eeskujuks idur, oled oma lastel, su nime terve maailm kuksib tullu. Nii, kuksib tullu on kuugeldab tuleval aastal, et te teaksite. Nii et teised sõnad, Elto oli elektriauto, päris hea, eks ole. Purgel kiirtoit, ööplaan öömaja, sääkima on chatima, ringama on internetis ringi vaatama, surfama, klupp on juhtmevaba kõrvaklapp, no ka klupid peas, sopler, joodik, eluheidik, sometaja, aktiivne sotsiaalmeedia suhtleja, seirik, GPS-i seade, tastel, taskutelefon, väga hea ju, aga vaat ei tule selle peale, silmur on droon, idur, need ei ole minu sõnad, startupper, idufirma rajaja, kuksima kuugeldama ja tullu on tuleval aastal võrreldes mulluga. No vot, nii et kui see sõnastik on all, nii nagu Aavik kirjutas ja tõlkis ju neid Põu õudusjutte ja pani sõnastiku alla, tahtsid teada saada, mis juhtus, kes tapeti ja kes tappis, siis sa pidid neid sõnu õppima. Nii et noh, see on väga... Teised kirjutasid ka, need ei ole mina ei ole sellest osa võtnud kahjuks sellest asjast. Kuidagi pole nagu, noh ma ei tea, algul ma ei võtnud ka kuigi tõsiselt, see kõlab natuke üleolevalt, aga mulle paistis, et see üks vigurdamine ikkagi on. Aga nüüd ma vaatan, et tõesti on vajalikud asjad kui pika peale nagu neid juurutada, mis on ju ka uus sõna, eks ole, siis võib-olla saamegi nendest ilusasti sotti, nendest sõnadest. Ma mõtlesin, et ma kiitsin siin neid kõnekäändude kõnekäändude raamatuid, 2 köidet, esimese ostsin ise, teise tütar küsis, mis ma jõuluks tahan, nad on nii kallid. Kinkis tema ja ma tõesti, ma arvan, et teile ka kindlasti meeldib, ma loen neid mõnuga kõnekäände ja muidugi on meil ka väga vahvaid vanasõnu ja ma tahaksin väga, et lapsed neist vanasõnadest ja kõnekäändudest ka lugu peaksid. Nii et ma nüüd loen teile mõned luuletused, mis ma just kirjutasin vanasõnade peale. Nende peale on mul üks niisugune kogu ka valmimas, aga see on lasteraamat. Näiteks on siin selline asi nagu 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Ma oleks pidanud ütlema nende luuletusse, laskma ära arvata, mis see on. Võin õmblemises kõiki võita siin. See pole mulle väljakutse mingi. Ma 1 korral mõõtsin ja 2 korral mõõtsin ja 3. korral mõõtsin ja 4. korral mõõtsin ja 5. korral mõõtsin ja 6. korral mõõtsin ja 7. korral mõõtsin
ja 8. korral mõõtsin ja 9. korral mõõtsin ja 10. korral lõikasin, siis pooleks mõõduliin tõin. Selline lõpetas. Siis edasi, mis nüüd siis see oleks nüüd? Kui tahad rahus elada, siis muudkui aina küsi. Mis sest, et sulle vastamiseks teistel pole püsi. Sest vanasõna õpetab ja see ju pole vale, suu peale mitte kunagi ei lööda küsijale. Kuid vahel kardan küsida, sest kuskil pole öeldud, et pepu peale küsijale iial pole löödud. Missugune vanasõna see oli? Õige, küsijale suu peale ei lööda. Nii et niisugune on olemas siis üks niisugune võid hilisõhtul hõisata, kui elad üksi mõisassa, kuid ühismajas mõista vist ei osata su hõiskamist. Kui hõiskad õhtul hilise, võib heliseda ukse kell. Näed naabrit, vaata ahvi, ta sul hõiskeid laseb trahvida. Mis see vanasõna on? Õige, ära hõiska enne õhtut, tegelikult ikka ühismajas ikka tuleb enne õhtut ära hõisata, ma arvan. Tuleb midagi teha. Siis selline. Käbi nüüd on omadega läbi, karjub kõigil kõrvu lukkuda. Nagu kord ja kohus tahtis käbi kännu lähedale kukkuda. Aga paljugi, mis käbi tahaks, mõndagi võib tulla pähe tal, samas võtke heaks või pange pahaks, ühti kändu pole lähedal. Nõuan kändu, karjub kuri käbi, öelge, kus on kõige lähem känd. Kaugusõppes kukkusid sa läbi, naerab käbi lahti lasknud mänd. Mis vanasõna on? Õige, käbi ei kukku ennast kaugel ja ma arvan, et te nüüd kavatsete, mina kavatsen, et see on kerge niisugune ebakõla, et kui juba kändega tahtsid, kännul ju käbisid ei ole, eks ole, see peaks ikka puu otsast kukkuma, aga kõlab vähemalt toredamini see asi. Siis niisugune lugu, et kole lugu, siin ei ole vanasõna, siin on üks kõnekäend. Kuulsin oma sugupuust ühte lugu koledat, nimelt oma isa suust kukkunud ma olevat. Talle meeldib tukkuda, kes siis seda meist ei tea. Niisiis katki kukkuda ma ei oleks võinud pea. Paistab, et mind kukkudes kaitses vaiba peetne pind. Õnn, et isa tukkudes alla siis ei neelanud mind. Selline väljendamine on täiesti olemas. Nagu isa suust kukkuma, aga lastele meeldib, see on ise asi. Aga nüüd on siis üks veel, mis ma tahtsin lugeda. Ma olen vist aja juba lõhki ajanud või? Aga ma ühe niisuguse loen veel ette. Teleajakirjanik ehk žurnalist kahjuks taluma peab kurnamist. Lakkamatult pikad päevatööd, talle ei lasta üldse teha tööd. Seda sooviks murda kogu ajada, kuid on käsk tööajal juttu ajada. Keegi teab vanasõna? Jah, täpselt oli, te teate väga haritud inimesed. Tee tööajal ja aja juttu ajal. Nii et mõned teevad jah, ei saagi tööd teha oma elu jooksul. Aga nagu ma kuulsin, et küsimusi, kui ma oskan vastata.
kirjalikult on 2 suhteliselt pikka küsimust, aga ja ma loen nad ette. Ja sieltä trigonometrit. Ei ole pi-väärtust ei ole. Ja aga esimese küsimuse sissejuhatuseks oli meil endal küsida meie see kuulajaskond siin, kuidas neid niimoodi kokkuvõtlikult nimetada. Päris ettekande alguses isegi korra vihjasite sellele, aga siin meie kohta alustavalt mõned tahavad öelda penskarid, siis üsna laiam kasutusel on vanur ja vanurid, mida täna juba mainitud Mati Int oma meenutuste raamatus ka tauni. Muide Mati Int, meil oli suurepärane võimalus 4 või 5 aastat tagasi siin emakele päeval temaga kohtuda. Ja võib-olla on parem sõna siis eakad või on teil mingi 5-6 mõte selle kuulajaskonna kohta? No, teil on ju ilusasti öeldud väärikad. Ja see on õige. Eakad ikka väärikad ja kui selle, ma saan täiesti aru, igaüks jõuab ükskord selles ikka, kus ta on pensionär, eks ole. Kui sa oled noor, siis sa mõtled, et sina ei ole, et sinu kätte see ei käi, aga varem või hiljem ja jõuad sellesse ikka ja siis leiad, et omad rõõmud ja omad teadmised ka. Minu vanaema ütles, kui ta oli kuskil üle 80, kes siin isapoolne vanaema, kes siin Eestis elas lõpuni ja ütles niimoodi, et oota, nüüd ma olen juba nii tark, et nüüd ma oskaks elada, aga magan, et vist aastaid jääb juba väheks. Ja linnas elanud tädi, kes elas vist 93 aastaseks, jah, tema ütles, et kui ta vahel oli niimoodi, et arstile mindi ja seal olid vahel sellised õed, kes ütlesid, et te olete vana ja ärge tulgegi siia, mis te üldse räägite ja selle peale tema ütles, et teate, teie elate, saate ka kunagi vanaks, kui te nii kaua elate. Nii et seda on väga hea öelda. Kui te nii kaua elate. Täpselt õige ja tahtsin ka öelda, et noorus on ainus viga, millest kõik saavad üle, kellel õndab. Nii, aga nüüd kirjalikud küsimused siin on esimene tuli. Inimestele on vanuse järgi nimetused pandud, aga kas võiks neid konkreetselt liigitada? Kes kui vana on? Beebi 1 aasta, või mainid, laps 5 aastat, poisstüdruk 10 aastat või müürsikuna, siis teismeline 15 aastat, neiu noormees 20 aastat, naine mees 30 aastat, pensionär 60 aastat, eitaat nii vanaema 70-80, kui on, vanaema vanaisa. Ja siis, viimane on jutumärkides küll muld 90 aastat. Ma ise jätaks seda küll käibelt ära. Aga küsimus on selline. Üks mu kursusel kaasa Sirje Kiin elab Ameerikas, just sinna ja tema käis seal ja ma ei saa öelda, et ma nüüd kõiki Ameerika asju heaks kiitaks Coca-Cola või mingid muud, aga vähemalt üks liigitus oli seal hea, ta ütles, et kuni keskiga kestab 79. eluaastani, siis algab kõrge iga, nii et jagame selle järgi parem. Mina olen praegu keskeas ja siin saalis on väga palju ka keskealisi, ma vaatan, enamus meist on keskealisi. Väga ilus mõte. No seda me ei tea keegi, kui kõrgele selle keskiga jõuab, aga eks ole, nagu enda jaoks ei ole tavaliselt oluline see ka, et kellel, kui sul on sõprad on ka kuulnud, mõned neist on noored, mõned on vanad
noored ei saa alati kõigest aru, aga ega neil ka viga ei ole, jah. Ja, väga meeldiv selline seisukoht. Nii, teine on keeleteemaline puhtalt ja räägitakse väga palju eesti keele tähtsusest. Mitte eestlastelt nõutakse eesti keele oskust, aga sõnad lähevad lahku tegudest. Eestlased justkui ise häbenevad eesti keelt. Kui kuulata intervjuusid raadios või televiisoris, siis vastajad püüavad igasse lausesse toppida mõne ingliskeelse sõna või väljendi. Tulemas on niinimetatud Eesti laulukonkurss, kus enamus laule on inglise keeles. Üks vist on jaapani keeles sellest. Nii, aga küsimus siin on, ei ole isegi mitte tõlget eesti keelde, et natuke vanemad inimesed ka aru saaksid, millest lauldakse. Laulukirjutajad ja lauljad häbenevad eesti keelt. Esimese Eesti ajal nimetati selliseid peeneid jutumärkides eestlasi kadaka sakslasteks, kes igal võimalusel kasutasid saksa keelt. No selline on jah selline. Ja, Kitzbergil on see Kliksmarihjem, eks ole, kes läks linna õmbluskooli ja pärast seda ei tahtnud enam eesti keelt rääkida. Kõige naljakam see, et Kitzbergi oma tütred ei osanud enam eesti keelt, nii et see on kõik, võt just see sama, mida ütles Hille Saluaeg, et see ihaluskeel, et see ei ole, meil ei olnud, ma mäletan, mina olen ju väga noor olnud, kui Valter Ojakäär esimesed laulud tegi ja Valkuneniga olime, mitte ühtegi venekeelset laulu ei olnud. Survet ei olnud neid tegijaid ka. Tegelikult ohvitseride majas oli küll venekeelsed grupid ja nad olid päris head ka kindlasti. Praegu, ütleme, et see on ihaluskeel, see inglise keel, aga ma ei arva, et nad häbeneksid eesti keelt, kindlasti mitte. Märksa rohkem lauldi eestikeelseid laule siis, kui olid need nõnda öelda süldipeod, kui bändid käisid maakultuurimajades ja igal pool esinemas. Nüüd neid esinemisi on palju vähem. Ja ei tulnud vähegi, eks ole, et seal maale hakata nüüd ingliskeelseid laulma. Aga mis põhjus muidugi on, nendel, kes sisse, ütleme, ma ei saa hästi ka sellest aru, miks peab Eestit esindama mingi teise maa inimene. Ma lihtsalt ei saa sellest aru, mitte et ma oleks natsionalist, mul on hea meel, kes tulevad, laulavad ja kena. Aga miks ta peab esindama Eestit? Miks? Kui ta õpiks eestikeelse laulu ära, siis küll, jah, aga ma ei saa sellest aru. Tema jaoks on võib-olla eksootika see, aga mis on nende, tean küll, mis nende bändide ja nende heliloojate ja konstrueeritud tekstid. Need tekstid ei ole eriti head, ma olen pidanud tõlkima inglise keeles neid eurolaulu, tähendab võitjalaulu, need on teine, aga need ingliskeelsed, nendes on kõik ainult rainy day. Miks ma küsisin ükskord hiitlase käest, ta ütles, et see on hea hääldada. Ja mitte sellepärast, et päevad kõik viimased oleksid, vaid seda on tõesti rainy day on nii hea laulda ja kuulab ise ka võipärast, kui palju neid rainy daysid on. Aga nende lootus on, et see laul läheb siis laia ilma. Et kui ta inglise keeles küll tahaks Eesti estelaadilt kaugemale pääseda, see on see ihalus. Aga nüüd pidi sügisel Valkunen ütles mulle, et tuleb mingisugune ainult eestikeelsete laulude võistlus. Ma ei tea, kas see tuli või on? Ma ei ole väga kursis sellega, ma ei tea. Seda on kuulda olnud, jah. Et tuleb. No jah, sellepärast, et
ma ei usu, et see on alaväärsuskompleks, et nüüd inglise keeles selle asemel, et heas eesti keeles, selle asemel keskpärases inglise keeles. Vot inglased ongi ju ka täitsa huvitav, üks tütar, kes tuli Prantsusmaalt, ütles, et prantslased on ääretult valmsad oma keele suhtes. Täiesti mingeid niisugusi keelepuhtust ja reeglite täitmist hirmsasti jälgivad. Et inglased jälgivad muidugi ka, ameeriklased mitte eriti. Aga inglased teevad vahet, nad lasevad sellel lihtrahval või sellel niisugusel rääkida oma keelt, las ta räägib, eks ole. Aga sellega sa juba parlamenti ei lähe. Ei saa esindusnõuks nii-öelda, aga kas või tuletame meelde show Pygmaliooni, millele põhineb see tore muusikaal Minu veetlev leedi, eks ole, Envetemaa põratustõlkes on ta meil ka mitu korda ette kantud, et selle järgi, mis on ühel ilusal tüdrukul seljas, selle järgi teda kunagi ei võeta, eks ole, kõrgklassi, ei peeta teda aadli või kõrgklassi liikmeks, aga selle järgi, kas ta oskab öelda, kui lahke teist, et kutsusite mind, selle järgi tuntakse ära, kas on mats või ei ole mats. Ma arvan, et natuke hakkab meil ka tundma, et ma ikka arvan, et esindusnägusid ikka väga suurt haridust ei ole ikka. Keele kasutuse kohta ainult siinkohal veel üks väike mõte. Paljud meie väärikatest on selle ülikooli kasvandikud vilistlased, kes nendest on lõpetanud TalTechi. See on ka kurb nimi, minu jaoks on üks TalTechi lõpetanud, nii teine, aga ma tahtsin, et kolmas. Ei, no ma tahan öelda, et ma eeldan, et selle ülikooli lõpetanud tunnistavad, et nad on kas TIP-i lõpetanud või Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud. Seal see TalTech. Nii et ja tänapäeva noored teada vastupidi, nii palju kui ma olen märganud. Tõesti. TalTechi särk ja nii edasi. Aga hea küll, me oleme kuulnud väga suurepärase ja meeldejääva ettekande. Proua Leeva Tungal, me oleme südamest tänulikud selle eest ja see oli meile tõesti hoopis teine teema võrreldes selle keerulise taustaga.